Tere jälle! Selles videos räägime metsaportaali kasutamisest metsakorraldaja vaates. Oled oma õppega jõudnud sinna, kus tead, kes on metsakorraldaja, millisel moel metsakorraldust on aegade jooksul tehtud ja mida tänapäeva metsakorraldaja peab arvestama. Millised õigusaktid metsakorraldustöö tegemist mõjutavad ja palju muud. Kasutan selles ja järgnevates õppematerjalides näidistena suvalisi valituid metsakinnistuid ning seosed metsaomaniku, metsamajandamiskava ning õppetöös planeeritud tegevuste vahel puuduvad. Oleme nüüd jõudnud sinna faasi, kus näiteks sul metsakorraldaja katsetöö ja eksam on positiivselt sooritatud. Oled asunud tööle esimesse metsakorraldusettevõttesse ja sinu meilile on saabunud esimene metsakorraldustööde tellimus. Kameraaltööde esimeses faasis tuleb ennast kurssi viia metsakorralduse objektiga ning selleks sobibki kasutada tegelikult metsaregistri veebirakendust ehk metsaportaali. Ja seda me nüüd selle õppevideo raames siis ka vaatame. Metsaportaali leiab üles aadressilt register.metsad.ee. Minul on ta juba mitmeid kordi läbi käinud ja selle tõttu ta on automaatselt ka olemas. Näeb siis metsaportaal välja midagi sellist. Koosneb ta siis suures pildis 3 osast. Meil on siis visualiseering, ehk siis saame visualiseerida kaarti ja seda vaadata ja kaardi pealt erinevaid andmeid küsida. Mida rohkem ma sisse zoomin, seda rohkem infot välja tuleb. Saan siin niirega klõpsida ja paremal pool avaneb siis erinevat infot. Saan vaadata siis eraldise takseerkirjeldust ja näiteks katastriüksuse infot. Eraldise takseerkirjeldus siis on hetkel niinimetatud nuditud versioon, ehk kui metsaomanik ei ole tahtnud välja näidata enda andmeid, siis neid andmeid siin täies ulatuses ei ole. Kuid tegelikult ei ole üheski takseerkirjelduses metsaomaniku kontakti ega metsaomaniku nime. Kui esimene osa, millest rääkisime, on siis kaart ehk siis visualiseering, siis teise ploki moodustavad siis andmebaasid. Ehk siis meie saame siit tavainimesena tegelikult andmebaasis teha päringuid. Ehk küsida siis oluliste näitajate alusel erinevat infot välja. Me saame katastriüksuse järgi otsida, maakonna järgi, kinnistu nime, kinnistu numbri ja kvartali numbri järgi. Kvartali number on siis iseloomulik riigimetsa kinnistutele. Ja valda saame otsida niimoodi, et me sisestame kõigepealt maakonna ja siis on võimalik ka otsida valla teatuid kinnistuid näiteks või midagi sellist. Teatiste andmebaasist saame siis samamoodi otsida katastriüksuse järgi, metsateatise numbri järgi, maakonna järgi ja palju muid selliseid otsisõnu on veel. Siin on võimalik otsida ka metsateatiste arhiivist ehk siis aegunuid metsateatisi ja selleks siis linnuke sisse, kui te otsite teatud katastriüksusest infot ja siis ta näitab teile. Näiteks praegu sisestan siia siis ühe välja otsitud lahenduse ja näitab mulle siis metsateatisi konkreetsele siis kinnistule ja saan siit info kätte, et tegemist on teatisega number see ja see, aga tänaseks on see siis ilmselgelt kehtetu. Teine selline andmebaas on siis ekspertiiside andmebaas ja siit on võimalik otsida siis metsakaitse ekspertiise ja metsauuenduse ekspertiise. Ja samamoodi võimalik siis aegunuid vaadata. Ja kolmas plokk siis on tegelikult tööriistade plokk. Ja kolmandas plokis tegelikult võiks alustada kõigepealt abinupust. Abinupus on info ja info selles suhtes, et esimene asi kindlasti kasutajatingimused, ehk siis millised õigused kasutajal seda portaali kasutada on ja millised kohustused tal on. Ja samamoodi näiteks juhendmaterjal. Ja juhenditest on nii palju abi, et kui muud moodi hakkama ei saa ja see video tundub keeruline, siis metsaportaali kasutusjuhend metsakorraldusfirmale näiteks on selline väga hea abivahend. Teine niisugune oluline osa siin on siis kinnituskiri.
Ja me teame siis ju, et metsakorraldusettevõte ei saa muidu andmeid esitada metsaregistrisse, kui metsaomanik ei ole siis kinnitust andnud. Juhendites siis olulised põhimõtteliselt ongi ainult ju 3. Inventeerimiskinnituskirjade näidised ja juhend metsakorraldusfirmale. Ülejäänud juhendid on pigem suunatud kas metsaomanikule või siis nendele, kes metsateatisi esitavad. Tööriistades siis järgmine oluline, mida võiks välja tuua, on siis kihid. Nii nagu tavapärane geoinfosüsteem on ka metsaportaal geoinfosüsteem, mis sest, et on ainult siis veebirakendus ja väga siis inimesele endal võimalik siin midagi muuta ei ole. Koosneb ta siis erinevatest kihtidest, mis on jaotatud siis erinevatesse sektsioonidesse. Alustame siis kõigepealt eraldise sektsioonist. Eraldisi meil siis on selles portaalis kahesuguseid. Meil on siis erametsa eraldised, mis on sellised heledama tooniga ja riigimetsa eraldised, mis on sellised sinise tooniga. Riigimetsa eraldised ei pruugi olla ainult RMK-lega seotud metsad ja nende eraldised, vaid võivad olla ka näiteks Luua metsanduskooliga seotud metsad. Kui nüüd rääkisime enne nutitud versioonist, siis täieliku versiooni saab alati kätte riigimetsa näitel. Ja näeb see täielik versioon midagi sellist välja. Meil on olemas juba siin takseerkirjelduses ilusti välja toodud eraldist kirjeldav siis osa, mida nutitud versioonil ei ole. Järgmine sektsioon, mis siin kihtidena on siis metsateatised. Ehk siis samamoodi lülitame metsateatised sisse ja klõpsates siin mõne teatise peal, siis tegelikult kohe näitab ka, et millega tegemist on. Ja nüüd ei ole enam siis arhiivi tulemusega, vaid tegemist on täiesti kehtiva metsateatisega. Metsauuenduse ekspertiis ka ilusti olemas, saame peale klõpsata ja vaadata, mis siin on. Ahaa, ehk siis Keskkonnaamet on käinud siis teinud siia kvartalile metsauuenduse ekspertiisi ja leidnud siis põhimõtteliselt eelmise aasta jaanuaris, et ei ole uuenenud. Tänaseks on kindlasti uuenenud juba. Maa-ameti kaartide plokk ehk sisaldab siis erinevaid kaarte ja kaardikihte. Neid siis organiseerib siia Maa- ja Ruumiamet. Lülitasin sisse ortofoto ja ortofoto on siis sellise rohelise tooniga. Iseloomulik on see ortofotole see, et seda fotot tehakse põhimõtteliselt kevadisel ajal, siis kui puud veel lehes ei ole. Siis tuleb välja erinevad puuliigid ilusti ja teistpidi on võimalik siis mõõta ja hinnata erinevate trasside ja teede olemasolu. Kui me nüüd võrdleme ortofotot metsandusliku ortofotoga, siis metsanduslik ortofoto on niinimetatud valevärvides. Ehk siis roheline tähendab siis okaspuud ja oranžikas tähendab siis tegelikult lehtpuud. Seda fotot tehakse siis suvisel ajal, siis kui puud on lehes. Ja ilusti kohe hea koht, tegemist on siis surnud puudega. Ehk värvuvad nad siis metsandusliku foto peal helerohelisteks. Puuliigi saab ka tegelikult metsandusliku foto pealt enam-vähem hästi ära eristada. Et kui me hetkel vaatame, siis siin on kuusk, mis on selline tähekese kujuga. Ja siin on mänd, mis on selline kahkjas, munajas. Lehtpuudega on selles suhtes natukene keerulisem neid tunda ja määrata, sest see värvi erinevus on tõesti väga väike. Võib lihtsalt ainult ennustada, millega on tegu. Järgmine oluline kaardikiht metsakorraldaja jaoks on mullakaart. Mullakaart siis näitab põhimõtteliselt, millise mullaga konkreetsel alal siis tegemist on. Ja natuke lihtsam on siis kasvuga tüüpi ka määrata. Maakatte kõrgusmudel näitab siis seda, kui kõrge puistu lennuhetkel oli, kui seda pilti tehti. Mida punasem see on, seda kõrgem see puistu on. Lülitan siia alla ka metsandusliku
foto, et siis tuleb see visuaal nagu eriti hästi välja. Ja kindlasti ei saa üle ega ümber põhikaardist, millel on siis reljeef ilusti peal. Ehk siis mõistlik on metsaeraldisi eraldada või kaardistada juba olemasolevate kraavide ja sihtide järgi. Ehk endal on ka lihtsam siis metsas orienteeruda. Looduskaitseblokis räägime siis suures pildis ainult sellistest kihtidest. Neid, mida on lubatud siis avalikult välja näidata. Kokku on siis lepitud riigi tasandil, et esimest ja teist kategooriat ja nende liike siis tegelikult välja ei näidata avalikult. Et vältida siis seda, et keegi läheks sealt korjama või mõnda lindu segama. Aga selle eest me saame ikkagi kätte kaitstava ala välispiiri ja vööndi. Siin praegu konkreetses situatsioonis ongi siis näiteks Natura ala 2000 ja kui ma lülitan nüüd vööndi sisse, siis ma saan teada ka, et millise üksusega tegu on. Tegemist on siis Brandi looduskaitseala Brandi sihtkaitsevööndiga. Ehk pärast siis riigi teatajast saan siis otsida täpsemat infot, mida ma seal teha tohin või mida ma seal teha ei tohi. Järgmine selline hea vahend, mida kindlasti metsakorraldaja peaks arvestama, on vääriselupaikade kaardikiht. Et neid siis sisse-välja lülitades on võimalik siis tuvastada ja siit peaks siis juba metsaeraldist joonistades arvestama vääriselupaika olemasoluga. Veekaitsevööndid, ka oluline osa, ehk siis veekaitsevöönd, kus siis tegelikult raiumine on suhteliselt piiratud. Piiranguvööndis on siis vastavalt jälle lubatud teatud ulatuses või siis rannapiiranguvööndis tegelikult ei olegi lageraie lubatud. Karstialad ja puurkaevuala näiteks, mis on ka oluline, et kui on hoonestatud alad, et siis alati tuleb arvestada ka puurkaevu olemasoluga. Hetkel siin ühtegi puurkaevu ei ole, aga puurkaevul on siis sanitaarkaitseala, kust ka lageraiet teha ei saa. Muudest kihtidest siis olulised on karuputkekiht, mis otseselt küll metsakorraldajat ei mõjuta, aga metsa majandamist küll. Ristipuud, pärandkultuur ja üldplaneeringud. Pärandkultuur on selles suhtes oluline, et kui te metsast nagu pärandkultuuri objekti leiate ja ta on ilusti ära kaardistatud, siis on hea seda metsaomanikule ka välja tuua. Et ta metsa majandades siis seda pärandkultuuri objekti ära ei lõhuks. Järgmine siis tööriist on otsi. Siia saab siis koordinaate sisestada, et otsida koordinaatide järgi ja ta viib siis õigesse kohta. GPS-i puhul siis on vaja, et riistvaral oleks tegelikult ka GPS-i liides olemas. Minu siis arvutil, millega ma siin praegu seda õppevideot teen, siis GPS-i liidest ei ole. Aga kui ma kasutaksin näiteks telefoni või tahvelarvutit, kus on GPS-i liidestus olemas, siis tegelikult ma saaksin kasutada sama metsaportaali ka koha peal orienteerumiseks. Mõõdanupp annab siis sellise väikese valiku. Saab joonena mõõta, alana mõõta, saab otsida siis ühisosade pindala ja ka valitud objektide pindala. Lülitan mõned kihid ka sisse, et oleks natuke lihtsam toimetada. Ja otsisin siia vaatesse siis ühe eraldise, kus mul on nii vääriselupaik kui metsaeraldis ja metsaeraldis on natukene suurem kui see vääriselupaik. Ja tahan siis kasutada tööriista valitud objektide ühisosa pindala. Ja selle jaoks on see, et ma vajutan kontrollklahvi all hoides siia samma peale ja siis ta valib välja mulle nii metsaeraldise number 26 kui ka erinevat infot veel. Ma lülitan siis välja katastriüksusest pärida saab ainult 2 kihi kohta. Ehk ma tahan teada, kui palju see vääriselupaik katab siis metsaeraldise pindalast. Ja kasutan siis valitud objektide ühisosa. Ja näitab, et ühisosa on siis 1,51 hektarit.
Et selline hea tööriist, kui on vaja nagu võrrelda. Järgmine tööriist on siis joonena mõõtmine, et on võimalik lihtsalt joonobjekti siis mõõta. Sama on siis alaga, et ta küll tekitab siis sellise kandilise moodustise, aga samas on võimalik temast teha siis ka erinevat hulknurkset kujundit. Legendi puhul avab ta siis vaate, kus kohas ta siis näitab, millise kujundusega siis kogu see metsaportaal siis üles ehitatud on. Ja siin see metsakõrguse kaardijutt ka. Sellega siis avatud metsaportaali osaga piirdub. Läheme vaatame siis, kui me oleme portaali sisenenud, et mida siis metsakorraldaja vaates näha on. Sisenesin siis metsakorraldaja vaatega, ehk olen siis ise metsakorraldaja ettevõtte omanik ja seetõttu mul siis on ka mõned õigused siin sees. Ja mida ma siit siis tegelikult näen? Ma näen siit siis võimalust eraldis andmeid esitada, mis siis tekitab sellise aknakese, kuhu mul on siis võimalik näiteks XML faili lohistada või siis seda siis oma, ütleme siis arvutist valida. See esitamise vaade tegelikult teeb ka loogikakontrolle ja ta ei luba siia metsaregistrisse esitada siis andmeid, mis ei vasta metsanduslikule loogikale. Ma näen siit ka siis erinevaid metsaeraldisi näiteks. Ma näen taotluse numbrit, millal on esitatud, kes on esitanud, kuhu metsakorraldus tehti ja milline spetsialist siis Keskkonnaagentuuris on siis selle hinnangu siis andnud. Ja lisaks on mul siit võimalik siis ka kinnitust inventeerimisandmete esitamiseks esitada. Näeb see kinnitus siis välja midagi sellist. Ja siit on võimalik siis ilusti sisestada metsakorraldusettevõtte registrikood ja suures pildis ülejäänud täidab see tarkvara ise ära. Kindlasti tuleks määrata ka volituse aeg või esitamise aeg, sest lõpmatuseni ei ole seda aega mõtet anda, aga samas 30 päevast võib metsakorraldajale väheks jääda. Miks on see, et tuleb metsas käia, tuleb andmeid ümber töödelda ja teiseks on see, et 30 päeva võtab ka Keskkonnaagentuuri audiitor võib-olla endale, et kontrollida metsas üle, et kas metsakorraldaja töö on siis õigesti tehtud. Ja kinnituskirja andes siis tegelikult on siin võimalik valida, et kas ma annan selle kõigile maaüksustele, valitud üksustele või siis valitud katastriüksustele. Kinnistu ja katastriüksuse vahe on piltlikult öeldes see, et üks kinnistu võib sisaldada mitut katastriüksust. Ja siin siis linnukese koht, et kui anda kõigile maaüksustele, siis ma kinnitan, et annan loa ka kõigile, sealhulgas ka tulevikus omandatavatele. Ja rohkem siit tegelikult tööriistadest metsakorraldajal vaja ei olegi. Kui nüüd kogu seda pilti vaadata, siis tegelikult ta ei ole enam nii uudne, nagu oli see eelmine avatud vaade. Miks? On, et ta sarnaneks rohkem geoportaalis esitatud kaardirakendustega. See konkreetne on siis selline vanem versioon. Siin on samamoodi all olemas siis kasutustingimused, juhendid, kaardilegend ja muu selline. Mis me siis veel siit näeme metsakorraldaja vaates? Siis tegelikult väga palju midagi rohkemat ei ole. Välja arvatud see, et ma näen siis täisvaates siis ka terve Eesti arhiivi. Ma näen siis metsaeraldiste arhiivi nii riigimetsa kui erametsa kohta, ehk siis aastast 1998 võivad siin ikkagi andmed juba sees olla ja see annab mulle siis võrrelda erinevatel aegadel tehtud metsakorraldajate tööd ja kontrollida, et kas minu enda info nagu on siis õige või ei ole. Samamoodi siis metsateatiste arhiiv, et kui avatud versioonis metsateatisi sai pärida ükshaaval, siis siin ma näen tegelikult tervet Eestit. Maa-ameti kaardirakenduses suurt midagi muutunud ei ole. Looduskaitse kaardirakenduses on muutunud küll. Mul on tulnud siia juurde esimene ja teine kategooria, püsielupaik, püsielupaiga vöönd ja metsaelupaigad.
selliseid või seda tegelikult tavainimene ei näe. Välja arvatud siis, kui ta ei ole ise metsaomanik ja ei vaata iseenda metsainfot. Veekaitses midagi muutunud ei ole, et kõik on suures pildis sama. Ja muudegagi tegelikult mitte midagi erilist juurde tulnud ei ole, ainult elektriliinid ja metsakõrguskaart. Et muu on suures pildis ikkagi samasugune. Siin siis, kui avatud versioonis mul ei olnud võimalik muuta, siis sisse logituna on mul tegelikult võimalik muuta eraldise, vektori, kihi, siis joone paksust, värvi, tausta ja muud sellist. Kaasa arvatud ka sellist, et millist infot ma tahan välja näidata. Aga ma saan välja näidata ainult seda infot, mis info metsaregistril sellisel kujul olemas on. Et ma ei saa nagu välja näidata sinna, et ma tahan näha näiteks metsaomaniku kontakti või metsaomaniku nime. Neid andmeid enam metsaregistrisse ei esitata. Ja see ongi suures pildis see, mida siis metsaportaalis tegelikult teha saaks. Et rohkem vägasid metsaportaalis nagu ei ole. Kindlasti on see oluline tööriist metsakorraldajale kameraaltööde tegemiseks ja info kogumiseks. Aga ilma selleta saab ka hakkama, kui sul on enda vastav kaardirakendus ja sa ei pea XML-faile ise üles laadima. Aga järgnevates videotes siis vaatame edasi teisi kaardirakendusi või siis lausa metsanduslikku infosüsteemi, kuidas ja millisel moel me saame seda siis ära rakendada. Aitäh ja peatse jälle nägemiseni!